tere, mul on nii hea meel sind näha. Me pole nii ammu kohtunud ja täna on tead mis nii vahva päev, sellepärast et me hakkame meisterdama oma emale pilti. Jaa, see tuleb väga vahva pilt, aga selleks pildiks on sul natukene vaja materjali. Ma kohe räägin sulle, mida sul vaja läheb. Kõigepealt läheb sul vaja ühte paberit. See võiks olla natuke paksem paber, aga kui sul ei ole paksu paberit, mis siis? Sellest ei ole midagi. Siis on sul vaja liimi, see võib olla vedelliim või siis pulgaliim. Siis on sul vaja kääre. Kui sul on käärid, siis sul on ka vaja natukene vanu ajakirju. Mida ilusamate piltidega, seda toredam, aga seal võiks sees olla näiteks lillelisi pilte. Siis on sul vaja natuke vildikaid või siis ühte vildikat. Sellest ühest piisab ka. Ja kas ma juba kääre näitasin, jah? Nüüd me siis saamegi pihta hakata. Kõigepealt pead sa paberi peale joonistama oma ema näo. Mina proovin ka natukene joonistada. Nii, ma päris täpselt ei oska veel joonistada oma ema. Mu emal on üsna suur nina. Nii, ja tal on ka suured ilusad silmad. Ja tal on päris pikad ripsmed. Umbes nii. Nii, kas sa teed ka oma ema nägu praegu? Nii, minul sai selline. Ja nüüd ma teen talle siia natukene kõrvu ka, aga mitte väga palju, sellepärast et siia kohe tuleb midagi juurde. Mul sai nii valmis, aga siia oma ema pähe hakkan ma nüüd kleepima ajakirjadest välja lõigatud lillekesi. Tegelikult ma juba lõikasin mõned välja, mis mulle rohkem meeldisid. Vaata sellised, on ju ilusad. Sina saad ka ajakirjast otsida igasuguseid lillekesi, aga ma teen natuke nalja ka, sest et ma lõikasin välja ka ühe kapsa ja natuke brokolit. Näed, sellepärast et mu ema armastab väga kapsast ja brokolit ka. Ja siis ma leidsin veel ühe pannkoogi pildi ka. Ma kleebin talle pähe ühed pannkoogid ka veel. Ja veel leidsin ühe jäätise pildi. Mu ema armastab väga jäätist ka. Mina armastan ka. Kas sulle meeldib jäätis? Ja jäätis on ka maailma parim asi. Tegelikult eriti armastan ma vahvlijäätist. Mulle meeldib valge šokolaaditükkidega. Aga milline jäätis sulle meeldib? Nii tore. Aga mina olen juba oma pildid ajakirjast välja lõiganud. Seega mina saan neid juba kleepima hakata. Nii et sina võid usinasti hakata nüüd välja lõikama. Ja siis, kui sul on juba välja lõigatud, siis sa saad ka hakata kleepima. Ma vaatan, et natukene liimi läheks siia peale. Panen siia liimi. Nii. Kui liim on siia pildi taha pandud, siis ma saan hakata sättima neid siia pähe, vaata. Nii, sellised lillad sireliõied panin ma siia. Nüüd ma otsin veel mõne koha, mõne pildi jaoks. Ma soovitan sul nii, suuremad pildid pane natukene alla ja väiksemad lillekesed saad pärast peale kleepida, sest kui sa väikesed kleebid allapoole kõigepealt, siis nad ei paista enam välja, kui sa tahad suured pildid panna. No nägid, jäätis ja sirelid. Nüüd ma arvan, et ma pean paigutama siia veel liimima selle kapsa. Nii, sina lõika hoolega praegu pilte välja, eks? Sina veel otsid pilte. Nii. Nüüd sai see kapsas ka siia. Kas pole mitte vahva? Ühe suure roosi, selle ma panen hoopiski siia alla, pildi alla. Ma leidsin ühe väga suure roosi, see talle siia pähe ei mahu, muidu ei mahu teised pildid ära. Nüüd ma panen selle siia alla. Näe nii. On ju ilus?
minu arust tuli väga hästi praegu. Nüüd ma panen mõned väiksemad lilled veel ja ma unustasin pannkoogid kleepida. Kohe ma kleebin pannkoogid ka. Nii. Kus ma paneksin need pannkoogid? Need pannkoogid tulevad siia. Vaata, kui ägeda koha ma leidsin pannkookidele. Kas pole? Nüüd ma panen siia ühe ilusa roosa pojengi. Mu ema armastab väga pojenge. Ta istutab neid aeda. Meil on väga palju pojenge aias. Kas teil on ka aed? Ei ole? On? No väga tore ju, kui on. Nii. Selle ma saan siia panna. Näed? Ja nüüd ma panen siia veel mõne lillekese, sest mu ema armastab väga palju lilli. Näed, ühe panin veel. Kogu aeg tuleb juurde. On ju läheb ilusamaks. Nüüd panen ühe veel. Brokolid unustasin, mul on 2 brokolitükki, need tuleb ka kindlasti kleepida pildi peale, sest mu ema armastab brokolid. Nii, siis ma panen veel ühe lille. Mulle tundub, et minu pilt vist hakkab juba valmis saama. Ohoh. Nii. Ja siis ma leidsin veel sellise lille. See on ka väga ilus, eks ju. See on ka roosat värvi. Nii. No praegu on mu pilt juba selline. Hakkab juba peaaegu valmis saama, eks ju. Nii. Ja nüüd tuleb siia veel üks lillekene. Ta ei taha neid küpsiseid kinni katta. Nii. Siia tuli veel üks lillekene. Ja siis ma võiksin veel ühe panna siia äkki. Ei siia. Ma panen siia. Ja tegelikult ma leidsin siit veel ühe ilusa lille, vaata siit ajakirjast, näed, eks selle ma lõikan veel välja ja panen ka kleebin kuskile siia. Nii. Panen siia liimi taha. Ja kleebin siia selle jäätise peale. Mul tuli selline pilt. Kas tuli ilus, eks? Sulle meeldib ka või? Mulle ka meeldib. Ma arvan, et mu emale meeldib ka. Aga ma peaksin vist siia midagi veel kirjutama ka. Ma kirjutan näiteks oled kallis. Või ma kirjutan talle näiteks ilusat emadepäeva. Või ma kirjutan, mis ma kirjutaksin? Mis sina kirjutad oma pildi peale? Ahah. Aga ma arvan, et ma kirjutan talle kalli. Näe, nii kirjutasin. Kalli ja siis panin veel hüüumärgi lõppu. Sina näed tagurpidi vist seda või? Ei näe? Ja siia ma kirjutan veel näiteks kallis emme. Näe. Kirjutasin nii. Minu arust tuli täitsa ilus, eks? Sulle meeldib? Mulle väga meeldib. Missugune sinul tuli välja? Kas sul tuli ka ilus? Tead, mis sa võid oma pildis teha foto
Jaa, või lasta kellegil teha ja siis mulle saata. Siis ma näen missugusi kaarte või missugusi pilte te oma emadele tegite, eks? Mul oleks nii põnev vaadata, millised teil välja tulid. Minul tuli selline roosilise ja pannkoogi peaga emme ja siia tulid veel brokolid ka, et natuke nalja saaks. Kapsas jäi siia peitu natukene, vaata, kui sa paned suuremad lilled ja kapsad allapoole, siis väiksemad lilled võib-olla natuke peidavad ära. Aga ikkagi tuli hästi, eks? Tuli ju. Minu arust oli ka. Ma arvan, et su emal on kindlasti väga-väga hea meel selle üle, kui sa teed talle pildikese. Sa ei pea üldse suurt tegema ja sa ei pea ka sinna midagi kirjutama, kui sa veel ei oska kirjutada, eks? Sa mine tee siis oma emmele kõvasti kalli või siis vanaemale. Vanaemale võid ju ka teha kalli või mõlemale vanaemale, eks? Mina teen sulle aga ka kalli. Ja kohtume juba varsti jälle, eks? Aitäh!